Garmin Fenix 6S seadistamine. Mul on siin olemas 6 Pro Sapphire ja see on 6S Pro. Panen kella käele. Mul on, ei teagi, ma ei mäleta sentimeetrites. Igal juhul mul on 5,5 intsi ranne ja ma ei saagi seda panna täielikult viimasesse auku. See polegi eesmärk. Aga see on hea, et mul on võimalik valida. Kell on iseenesest sama suur või näiteks see on siin näiteks mul Venu praegu. Ta isegi tundub veidikene väiksem kui Venu. See on 935 ja 935 ja Fenix 6, need tunduvad nagu ühesuurused. Igal juhul see Fenix 6S on nendest kõige väiksem. Ja näiteks kui siia veel kõrvale panna, see on Garmin 235 ja siis 235, 735, need on nagu ühesuurused ja see kell on väiksem. Kella panin veel käele, sellepärast et nüüd ma olen vahepeal ühendanud kella Fenix 6S Pro oma arvutiga, Garmin Connect programmiga. Ma ühendasin nutiseadmega ehk siis nutitelefoniga. Nüüd tulevad mul telefonilt ekraanile ilusti juba ilmateade. See on widgetid. Mul ei ole kalendris ühtegi sündmus, sellepärast neid ei tule. Sõnumid ka tulevad, aga hetkel mul on nii välja lülitatud, et hetkel siin video ajal sõnumid ekraanile ei tuleks. Nüüd ma sain need on eelmiste treeningute andmed, mis ma olen teinud, need tulid nüüd otse mul siia kella. Kõik viimased, ma ei ole eriti üldse trenni teinud vigastuse tõttu. Siis ongi hea videosid teha. Praegu mõõdan verehapniku hapnikusisalduse taset. See on pulssoks. Nagu ikka esmakordsetel mõõtmetel need andmed võivad tulla nii aeglaselt. Ma pean vaatama, just nüüd on jälle mõõdetud, verehapniku sisalduse tase on 97%. Rohkem mul siin vist, muusika, jah. Vahepeal ma ühendasin kella arvutiga ja arvutist ma tõmbasin otse kella muusikapalasid, nõnda et ma saaksin praegu otse muusikat kuulata. Mul ei ole kõrvaklappe, sellepärast ma seda teha ei saa. Mõistes siin kella ekraanil on ekraanikaitse olemas. Mulle meeldib, kui kellal on ekraanikaitse. Siis kui kraabid, siis ei riku vähemalt päris ekraani ja ekraanikaitse maksab niivõrd vähe, et seda on nii lihtne vahetada, kui midagi peaks kella ekraanikaitsega juhtuma. Mul on siin nüüd uus widget, ma lisasin widgeti muusika, sest et ma lisasin siia muusikapalasid. Muusikat saab otse kellast kuulata. Minu muusika. Siin õpetab, et mida teha.
tahad ühendada praegu või hiljem, sest et mul ei ole siin kõrvaklappe, ja näiteks mängi kõik laulud või on playlist ja artistid ehk siis esinejad, albumid, laulud. Vaatame, mis laulud ma siia panin. Ma panin siia vene laste laule. Kalupoi vagun, Sinine vagun. Niimoodi saabki. Ma võtsin siit ära nüüd üleliigsed kontrollid, jätsin ainult mõned kontrollid alles. Widgetitest võtsin ka üleliigsed ära ja jätsin ainult vähem alles. Võtan praegu kella käe pealt ära. Kui kella ei kanna, siis on soovitav mina soovitan kella hoida kuskil niimoodi külje peal, et siis ei kahjusta pulsiandureid, mis on siin taga. Sest et kui pehmel pinnal võib niimoodi ka maas hoida, aga kui hoiad kella kuskil kõva pinna peal, siis võid neid ära kraapida ja ma ei soovita seda teha. Sellepärast soovitan alati, kui ei anna kella käe peal, siis hoia teda viltuses asendis. Siin on mul Karmini originaalne laadija juhe, mis on väga väike ja sellepärast väga lühikene ja sellepärast ma kasutan tavaliselt mitte originaalset juhet, mis on pikem. Juhtme laadimiseks käib ikka nagu ikka. Paned selle USB pessa ja juhtme teise otsa lükkad lihtsalt siit sisse ja ongi ja saadki hakata kella laadima. Kui siin anduris on punane andur, siis see loeb pulss seda vereapniku sisalduse taset. Praegu on roheline, loeb tavalist pulssi. Praeguseks kõiki. Veel on tarvis näidata, nüüd läks punaseks, punane siis andurile loeb mööda vereapniku taset. Veel on mul vaja näidata treeninguid, kuidas neid seadistada ja mida nendega teha.